Aloha imelised kallid seiklejad teisel pool ekraani, minu nimi Krista-Ra Laksmi-Tittan ja tulemas eetrisse jällegi San Diegost, Californiast ja kutsun ennast külluse antropoloogiks, kes on juba viimased 20 aastat tegelenud sellega, et aidanud inimestel ja ka endal leida oma sisemised aarete nii-öelda laekad, kus siis leida oma talendid, need töösse panna, aktiveerida oma sisemised muinasjutud siia reaalsusesse iseendi tingimustel. Ja tere tulemast siis uude formaati. Täna teen väga lihtsa väikese snip-snapped video, edaspidi möllan nendega rohkem, aga tahtsin teha väikese check-in'i, kuidas minul vahepeal läinud on ja mis nii-öelda teoksil on ja annan ka mõned nii-öelda siis väikese sellise eneseabipaketi sulle kaasa täna selles siis huvitavas olukorras, kus me kõik täna oleme. Ja kui te nüüd arvate, et Krista-Ra kadus täiesti pildilt ära, siis see mitte teps nii ei ole. Et ma olen võtnud aega tegelikult siis kõik asjad ümber organiseerida ja lisaks on siis olnud ka suur pinge ja tegelikult ka pingutus siis see iseenda leiutamise programm, mis me inglise keeles Maikeliga praegu kokku panime, viimased ponnistused ja nii-öelda siis lihvimised teha. Et ma ei ole teps mitte jalad seinal nii-öelda siis loorberitel istunud, vaid töötanud tõesti 12, 13, 14 tundi päevas. Ja põhimõtteliselt me lõime siis selle 2 nädalaga uue toote inglise keeles kuskil 40 000 lisasõna ja see pakkumine, mis me siis eelmisel korral tegime, oli tõesti no-brainer. $39 eest andsime ära peaaegu $6000 väärtuses stuffi ja siis meil oli ka see lahe webinar, mis sai väga palju positiivset siis tagasisidet, kuidas hirmust liikuda julgusesse. Ja lisaks siis algas täie hooga siis Krista-Ra meistriklubi, kus on juba päris mitmed inimesed liitunud, väga põnev. Ja samuti mõningad inimesed liitusid siis veel ka sisemise pere coachingu programmiga. Ja tõesti pole parimat aega kui praegu tegeleda iseendaga sügavuti ja minna nii-öelda siis kohtadesse, kuhu tavaliselt võib-olla kas aega ei olnud ja fookust ei olnud või mis iganes siis muud vabandused sellega seoses olid. Nii et on olnud väga kiired ajad ja samas on see selline hästi huvitav aeg olnud jälgida, mis välises maailmas toimub, et kui ma Eesti nii-öelda olukorra kõrvalt olen jälginud, siis ongi selline tunne, et nüüd kõik inimesed, kes olid lihtsalt siukses automaatpiloodi orav rattas, siis ratas jäi järsku seisma ja pidi sealt nii-öelda siis välja tulema. Ja see on hästi huvitav olukord nagu energeetiliselt ka nagu vaadata. Inimesed on nagu täiesti nagu zombid, tulevadki nii-öelda sellest automaatpiloodist välja. Et nagu, oota, mis asja, et nüüd pean täitsa hakkama iseenda peaga mõtlema või, et mida teha või oota, miks ma siin päriselt nagu olen ja sellised asjad. Ja mis see on, et see on tõesti, ma olen rääkinud seda nagu mitme nurga pealt siin mitmes laivis eelnevalt ka. Esiteks on see, et industriaal nii-öelda ajastu siis täielik kokkuvarisemine. See, kuidas siis 1900. aastasel alguses nii-öelda ühiskond tööle pandi ja rattad tööle pandi, need eesmärgid absoluutselt ei toimi enam. Ja sellepärast ongi number üks asi, mis ma täna teile ütlen, on tegelikult see, et kui te tahate oma elus suuri muudatusi teha ja sellist kogemust, kui te olete praegu mõõnas ja täitsa kuristiku põhjas, enam mitte kunagi kogeda, siis number üks asi on õppida finants nii-öelda siis kirjaoskus endale selgeks teha. Ja meie selles programmis, mis me inglise keeles Maikeliga praegu kokku panime, viimases siis peatükis on terve hunnikute viisi siis nippe, kuidas sellistest finantsilistest siis krahhidest tulevikus nii-öelda siis vältida. Ja selle kohta on väga palju lisainfot samamoodi. Ja teine suur asi, mis sellega siis seoses selle industriaalajastu kokkuvarisemisega oli loomulikult siis see, et suuresti siis patriarhaalne süsteem vajub praegu kokku samaaegselt on ju
siis kõik see naiselikkus, mis ongi see, et sa pead lõpuks võtma aja, et ennast kuulata, oma sisemist naist kuulata, temaga ühenduda ja hakata elus voolama, usaldama oma südame häält, oma intuitsiooni ja tundma, et vot see ongi tegelikult see, miks ma siin olen ja hakata siis neid asju ka ellu viima. Ja minu jaoks tundus, kui ma proovisin veel nagu metafooriliselt vaadata, et mis pildid või asjad sellega seoses siis veel ette tulevad, on just selline pilt, et enamus maailmast on siiamaani lihtsalt snorgeldanud veepinnal. Ja kuigi nad on näinud nii-öelda snorkliga vee alla vaadates ja läbi maski, mis on põhjas ja mis on nii-öelda siis karjuvad teemad, on siis nende asjade suhtes tõesti kas siis pea liiva alla pandud jaanalinnu kombel või siis lihtsalt silm kinni pigistatud ja nüüd põhimõtteliselt meid tõmmatakse nii-öelda siis vastu meie tahtmist sinna sügavustesse. Ja nüüd, kui inimesel ei ole absoluutselt mingisugust nii-öelda siis teadlikkust, tarkust, kuidas sinna sügavusse siis jõuda, siis ta on loomulikult paanikas ja ta võibki ära surra, sest ta lihtsalt, tal ei ole neid nii-öelda siis ellujäämisoskuseid õpetatud. Ja võib-olla sellepärast tõesti mina ka nagu tegin selle vaba sukeldujate kursuse läbi, läksin 23 meetri sügavusele ja see oskus annab nüüd mulle tõesti ka reaalses elus, et ma ei lähe paanikasse ja ei lähe selle hirmulaviiniga ja tsunamiga kaasa, millega siis üldühiskond võib-olla siis kaasa tuksub. Nii et selles olukorras ongi siis, mis minu tänased nii-öelda nipid teil on eneseabiks. Number 1 asi on teha täiesti realistlik ülevaade, et võta see pea sealt liiva alt välja, mis seisud on sul finantsidega, kust nii-öelda siis on võimalik kiiresti midagi töösse panna, mis on sinu talendid, kuidas kas käivitada midagi pakkuda inimestele, nii edasi. Kuidas, mismoodi on nii-öelda siis need järgmised sammud, mida sa peaksid tegema, et sellest nii-öelda siis ilusti välja tulla ja mitte kunagi siis sellesse ka nii-öelda siis enam sattuda. Ja samamoodi tehagi plaan hästi reaalselt, mis on need esimesed asjad, mida sa siis muudad. Nüüd, kui me täielikult sellest välja tuleme, mingid inimesed ütlevad, et kõik normaliseerub, mitte midagi ei normaliseeru enam täpselt nii, nagu ta oli enne seda viirust. Nii et meil on vaja selle mõttega harjuda, seda aktsepteerida, mingisugused asjad muutuvad täiesti. Ja kui sa ikka punnid muutustele vastu, siis sul läheb väga-väga raskeks. Nii et selles mõttes ka on tõesti soovitav vaadata ja uurida, mis on sellised asjad, mis siis aitavad kiiremini muutustega kaasa minna. Üks asi, mida ma soovitan, on auratransformatsioon. Praegu tõesti selle sotsiaalse distantsiseerumise tõttu seda ka ei saa teha. Aga on väga palju muid asju, mida sa saad ise nii-öelda siis juba koduste vahenditega ette võtta. Ja ma annan nüüd 2 tehnikat, mis aitab nii-öelda siis hirmust ennast välja tõsta täiesti automaatselt kohe ja sul aju ka nii-öelda siis ümber kodeerida. Üks on siis 5-4-3-2, üks tehnika, mis on siis see, et ükskõik kui nii-öelda siis hull hirmulaviin tuleb, võtad hetke, kus vaatad kõigepealt 5 asja, mida sa oma siis reaalsuses näed, lamp, veepudel, kell, pilt on ja lihtsalt konstateerid need faktid ära. Järgmisena, mis on need nii-öelda siis, mida sa tunned füüsiliselt? Sa tunned, et sul on riided seljas, sa tunned, et võib-olla juuksed natukene puudutavad su nägu. Kui sa liigutad varbaid, sa tunned võib-olla siis vaipa omal seal varvaste all, sellised asjad. Siis kuulata helisid, vähemalt 3 erinevat siis heli, mis selle sinu ümbrusega siis seoses tuleb. Mingi lind lendab mööda, ma ei tea, pesumasin toimetab taustal, kell tiksub, mis iganes. Ja järgnevalt 2 asja siis, mida sa saad lõhna tunda. Võib-olla, kui sa oled just värskelt duši alt tulnud, võib-olla sul lõhnab siis kas kehakreemi järele, võib-olla sul on kas tass teed või kohvi, see lõhnab sul seal. Ja maitse, siis vähemalt 1 maitse, mida sa praegu tunnetad oma suus. Ja kui sa ei tunneta, siis võib-olla võtta lonks vett või teed või kohvi
ja tunnetada seda siis maitset. Ja see võtab ainult mõned sekundid, aga see on tõesti selline hästi hea kohalolu nii-öelda siis harjutus. Järgmiseks on siis hakata lugema numbreid 100-st siis 1-ni. Ja point on see, et kui sa hakkad lugema 100-st tagurpidi, siis 100, 99, 98, su aju ei saa enam protsessida mitte midagi muud ja ta lükkabki nii-öelda siis sind sellest välja. Nii et väga head 2 tehnikat siin hirmuga tegelemiseks ja keha suhtes ma soovitan praegu, kui ka jõusaalid on kinni ja sa võib-olla kodus ka väga trenni teha ei saa, miinimum, mida võiks kõndida, on kuskil 10 000 sammu. Ja mina iga päev praegu kõnnin vähemalt 2 korda 40 minutit, kui võimalus. Ja nii-öelda minu miinimum päevas on kindlasti 5000 sammu. Ja see on tõesti ka võib-olla nii-öelda siis teha niisuguse tsüklilisena. Et hommikul, kui ma lähen kõndima, siis ma kõnnin tavaliselt nii, et ma kuulen mingit podcasti või midagi, mis siis toidab mu meelt ka nii-öelda siis positiivselt, et parajasti, mis ma teemad on, mis mind huvitab nii-öelda ja see alati inspireerib mind, sest ma olen värskes õhus, ma näen hommiku nii-öelda siis loodust, kõike seda. Ja kui ma teen õhtuse jalutuskäigu, siis ma tavaliselt ei pane midagi kõrva, et just olla täiesti kohal ja hetkes ja vaadata siis, mis ümberringi toimub ja samas ka võtta vastu siis, mis iganes info tuleb nii-öelda siis kas sisemiselt naiselt või intuitsioonilt. Ja mitmed kõndimised on nii, et ma tulen tagasi, mul on uus äriidee või uus moodus, kuidas nii-öelda siis mida teha ja aidata teisi. Ja siis veel nii-öelda panna siis üks väike siuke challenge endale, et võib-olla siis üks nendest kordadest, kui sa kõnnid, kas siis hommikul õhtul ise vali, on siis selline väike katsumus, et iga samm, mida sa teed, siis mõtle üks asi, mille ees sa oled tänulik. Ja kui sa kõnnid päris kiiresti, siis see peaks tulema ka hästi nagu kiiresti, et sa vaatad, kas välisest reaalsusest mõtled, tunnetad. Ja nüüd kujuta ette, kui sul on 5000 sammune jalutuskäik, siis sa oled läbi käinud 5000 erinevat asja, mille ees sa oled tänulik. Ja nüüd mõtle, mida see teeb sinu immuunsussüsteemiga, sinu hormoonidega, sinu nii-öelda terve kehaga, et see on täiesti nagu mega, mis sealt tuleb. Nii et seda võiks teha, kui ei jõua iga päev, siis vähemalt 2-3 korda nädalas praegu selles mõttes. Nii. Ja nüüd 2 asja, mis ma veel annan, mis aitab keha, meele, vaimu täiesti välja tõmmata ja lõpetuseks siis veel üks asi, mida ma ei väsi kordamast nii-öelda. Esimene asi on see, et kui me nüüd kirjutasime ka siin seda materjali kokku, siis mul tuli meelde oma Külluse seikluskoolitusuunistuste ellu online programmide gruppide test, mida ma tegin. Ja sealt lähtuvalt tuli välja täpselt sama asi, et inimesed panevad liiga palju rõhku sellele, mida nad ei taha ja kui hakkad neilt küsima, et mida sa tahad või kuidas sinu nii-öelda unistuste elu välja näeb, siis tuleb sealt võib-olla ainult 2-3 lauset ja kui annad neile sellise natuke katsumust ja rohkema teema, siis et kuule, kirjuta mulle detailselt, milline see sinu unistuste elu välja näeb, siis imetakse lihtsalt nii-öelda seda pastakat ja sealt ei tule mitte midagi. Ja nüüd on see aeg, kus sa võiksid maha istuda ja täiesti nii-öelda võtta 1-2 päevas, kirjutada, millist tulevikku ma soovin nii-öelda siis luua, kuidas ja kas ma selleks siis ka ise samme teen ja mis asjad on minu elus vaja praegu muuta, et seda siis tulevikus elada. Ja see on nii oluline, sest praegusel hetkel, kui paljud on täiesti halvatud hirmu poolt või tõesti nende ellujäämisenergiate küüsis praegu ei näe seda suuremat pilti, ei suuda nii-öelda siis tulevikku vaadata. See on number 1 asi, mida võiks nii-öelda siis panna nii-öelda fookusesse. Ja see tundub nii absurd, ma saan aru, kui sul on praegu raha ei ole, töökotus ära, võib-olla töötu abiraha peal, võib-olla ei ole isegi seda, et mismoodi, kuidas toime tulla. Ja see on sulle antud hetk seal orav ratas väljas, automaatpiloodid maas, et hakka mõtlema, ole kreatiivne. See on see hetk, kus tõesti teie sisemine naine on 2 kätt puusas ja anna minna.
ja tule sealt virisemisest välja, jäta kõik need asjad kõrvale, istu maha, vaata, mis on need asjad, mida sa oled tükk aega pannud nii-öelda siis kõrvale riiulile, tolmunud seal aasta, 2, võib-olla 10 ja nüüd on see aeg see välja tuua. Eelmisel nädalal siin ma valmistasin ette siis oma esimese podcasti lindistuse ja sellel nädalal sai see tehtud Mari Arnoveriga ja super, ma olin sellest hai mitu päeva, see oli täiesti uskumatu kui lahe. Ja see on üks minu kirgedest, mis on olnud kreatiivne projekt nii-öelda riiulil aastaid ootanud. Ma töötasin mingid aastad raadio 2 erinevas raadiojaamas, mul oli oma nii-öelda siis talk show, inimesed sageli ei tea seda ja ma tõesti nautisin seda ja see on asi, mis mul kukub ka hästi välja, nii nagu paljud on öelnud, paljudele meeldib ka mu hääl, et kui ei taha videoversiooni vaadata ja lihtsalt podcastini kuulda. Nii et see tuleb ka siis kohe varsti üles, hakkame tegutsema siis podcasti Eesti siis platvormil, nii et väga lahe Indrek Põldveega siis koostöö alustada sellisel kujul ja ka, et tõesti sütitada see nii-öelda siis see loomeenergia. Ja nüüd ka sellega seoses siis see asi, mis ma ütlesin, ma ei väsi kordamast, ongi holistiline küllus, millest ma olen siin rääkinud. Ma panen siia pärast ka väikese siis lingi. Holistilise külluse katsumus on veel täiesti tasuta üleval. 31 päeva erinevaid siis materjale, 15 tundi videomaterjali kõigile siis vaatamiseks ja sa saad praegu võtta selle ette, iga päev võtta siis ühe video ja seal räägib läbi nii siis holistilise külluse ratta, seksuaalsussuhted, tervis, eluülesanne, holistiline küllus, kui siis ka sisemise pere seosed holistilise küllusega mitme nurga pealt. Ja number 1 asi praegu on eluülesanne. Kui sa ei tea, mis see on, siis mul on nii palju blogis kirjutatud sellest, YouTube'i kanalil, Facebook live'id, massiliselt tõesti tundide viisi, minutite viisi saad lugeda, vaadata, uurida sealt nii-öelda siis lisatuge. Ja ma olen enda üle väga-väga uhke praegu, et ma teen neid muudatusi ja optimaliseerin. Ma tunnen ennast nii palju paremini ja tõesti ma ei julgenud endale tunnistada, et ma olin sellisel kujul, nagu ma asju tegin. Ma olin ennast täiesti tegelikult läbi põletanud ja see ei ole tore asi, sest tõesti me peame enda eest hoolitsema ja alati just ka praegu vaatame seda, kus ja kas ma saan luua kahesuunalist liiklust oma elus. Ja üks põhjus, mis ma aru sain, millest see tuli, oli just see, et ikkagi see ebapiisavuse tunne, et ma ei ole piisav ja ma pean üle andma ja ma pean ennast, ma ei tea, mokki jooksma tõesti tunniajaseid, nädalas korra tunniajaseid nii-öelda Facebook live tegema tasuta. No ei pea, et selliseid asju tuleb nii-öelda korrigeerida ja vaadata siis üle, kuidas ma saan enda eest hoolitseda paremini, kuidas ma saan ikkagi olla inimeste jaoks olemas ja samas need, kes siis tahavad sügavuti minna, juhtida nad siis sinna ruumi, kus on sügavsukeldujate grupp nii-öelda. Ja kokkuvõtvalt siis ma loodan, et sa paned kõik need trikid töösse ja edaspidi ma otsustan täpsemalt ära, mis päeval siis tavaliselt minu see video ülesse tuleb, kuid nädalas korra siis hakkab tulema nii-öelda siis ülesse kõikidele kanalitele ja ma töötan sellega ka natukene, ma muudan seda, praegu ma panen ta lihtsalt nii üles nagu on, sest lihtsalt aega on tänasel päeval mul natukene kitsas käes. Ja kui sa tunned, et sa tõesti oled sellises olukorras, kus sa saad aru, et vanamoodi edasi ei saa, uutmoodi ma ei tea, kuidas on ja mul on ikkagi vaja kedagi, kes hoiaks ruumi või toetaks või suunaks mind kas või natukene, siis palun mõtiskle järjekordselt siis Krista Ra meistriklubiga liitumise peale, panen siia ka lingi, sinna on vastuvõtt avatud 12 kuud aastas ja kui sa liitud siis jooksvalt, siis
Facebook grupis on meil siis lihtsalt rütm on juba käimas, siis sa saad lihtsalt tagasi minna, videosid vaadata siis ka ja seal on siis 6 korra üks pikem siis Facebook Live minuga, kus te saate isiklikult küsida minult siis küsimusi ja nii-öelda siis nautida seda teemade siis lahkamist täpselt nii-öelda siis hästi detailselt võime seal nii-öelda need asjad lahti võtta. Ja see on siis ainult 35 eurot kuus, 12 kuud, kui sa tahad kõik korraga ära maksta, on 350 eurot, selline väga lahe väike suts iseendasse siis investeerida, minuga ka ikkagi väga sihuke tihe suhtlemine olemas ja need Facebook Live'id, nagu te olete aastate jooksul ka näinud, on alati põnevad, mahlakad, huvitavad, uusi nägemusi, uusi nii-öelda siis impulsse ja saab sind alati nii-öelda siis toetada sulle sobival moel ja siis sisemise pereprogrammi ma praegu siis vastuvõttu panin kinni, kui sa oled huvitatud sellest, siis pane ennast juba ette kirja septembrikuu gruppi ja saame juba teha eeltöö ära, nii et sa oled täiesti ette valmistunud, nii et saame täis avapauguga siis alustada 1. septembril ja sinna on juba praegu päris palju ka nii-öelda registreerujaid, et see grupp võib ka täiesti nii-öelda täis saada, et seal on mul ka maksimum, mis ma seekord siis võtan. Ja see sisemise pere coachingu programm on ka sellel aastal, siis ta tuleb viimast korda selle hinnaga 150 eurot kuus, 4 kuud, sest see on ka tõesti, see on kinnitanud korduvalt, see on väärt rohkem ja edaspidi siis hind tõuseb, nii et kui sa tahad ka veel seda nii-öelda siis nautida seda võimalust, et väga hea soodsa hinnaga või siis kas või juba praegu teha väikseid ettemakseid, et oma koht kindlasti kindlustada, anna ka kindlasti teada. Ja kui on mingid muid mooduseid, kuidas ma saan sind aidata, anna kindlasti teada, olen alati valmis mõtisklema kaasa ja suunda näitama ja nüüd sellel aprillikuu siis teisel nädalal 2020 ma panen ka kokku väga põneva siis väikese webinari, võib-olla samamoodi tõlgin isegi selle nii-öelda siis hirmust julguseni webinari ära ja teen sinna siis lõppu Eesti pakkumise, tõesti megapakkumise, mida ma ei ole Eestis sellisel kujul teinud, väga paljude boonuste ja lisadega ja mõne nagu super nii-öelda siis üllatusega ka. Ja üks asi, mis ma sinna ka praegu lisaks tegelikult loon, on siis, kui sa soovid hakata nii-öelda siis tegema oma online koolitusi, siis väike selline käsiraamat, millest alustada, mina olen neid teinud 10 aastat, kuidas alustada 0 euroga, mis on nii-öelda siis need kõige lihtsamad moodused, kuidas alustada ja kuidas nii-öelda siis ratas käima saada ja kui sul on juba siis ka suurem järgijaskond, mis sealt siis järgmised asjad nii-öelda edasi on võtta, näiteks siis mis koolitusplatvorm valida ja nii edasi nii-öelda tehnilised lahendused samamoodi. Nii et ära hakka nii-öelda ratast ise leiutama, mina olen seda viga nii palju kordi teinud ja seekord samamoodi õpin parimatelt, meie parim õpetaja on siis Brendon Burchard, multimiljonär ja suur nii-öelda siis enesearengu teemade ja ka siis marketingi ja online kursuste siis juhendaja, nii et meie õpime Maikeliga ka parimatelt, investeerime kogu aeg regulaarselt sellesse live sündmused, online programmid, challenge'id. Järgmisel nädalal algab uus challenge meil meie siis koostööpartneriga Indiast ja sealt tuleb nii-öelda siis uus tasand, millega me hakkame siis toimetama ja uued nii-öelda siis katsumused, mis meie siis endale ette võtame. Nii et olge hoitud ja kõike paremat. Kui sul on väga rasked ajad ja see tõesti ei saa hakkama, siis anna kindlasti teada, suhtleme, toimetame, olge hoitud, olge terved, kõike paremat ja aloha kallistusi siit kuni järgmise korrani. Mahalo!